Kui Putin tungis Ukrainasse, oli tal visioon taastada Venemaa endine Nõukogude hiilgus. Impeerium oli Putini mõtetes, kui ta kavatses kindlustada oma pärandi, vallutades esmalt Ukraina ja seejärel tungides sügavamale Euroopasse. Venemaa president on tõepoolest toonud oma rahvale tagasi Nõukogude ajastu. Ainult, et Venemaa peab nüüd tegelema just selle kõige hullemate osadega. Venemaal valitseb sünge meeleolu, sest riigis toimub midagi sünget. Uus Nõukogude näljahäda tabab Venemaad praegu. Rahulolematus ja lausa viha kasvavad üle kogu Venemaa ning see kõik on suunatud Putini vastu. Venemaa president on viinud oma riigi väidetavasse erioperatsiooni, mis on nüüdseks kestnud üle 4 aasta ja viinud Venemaa majanduse kokkuvarisemise äärele. Sanktsioonid mõjuvad rängalt. Avalikkus, kes on Putini autoritaarse režiimi all nii kaua ilma hääleta olnud, hakkab nüüd oma tundeid välja näitama, kuna nende juht viib nad kriisi, mis meenutab endise Nõukogude Liidu kõige hullemaid päevi. Üks Venemaa ametnik, kes rääkis Washington Postile anonüümsuse tingimusel, võttis Venemaa sisese meeleolu täiuslikult kokku. Üldine meeleolu on, et aitab küll, oleme juba piisavalt kaua sõdinud. Kõigile tundub, et see on kestnud kauem kui teine maailmasõda, suur isamaasõda ja samal ajal ei suuda me isegi ühte piirkonda vallutada. Teine silmapaistev Vene tegelane, Venemaa kommunistliku partei kauaaegne juht Gennadi Zyuganov on oma kriitikas veelgi otsekohesem. Putini ja tema partei kehtestatud poliitika pihta sihitud kriitikas raevutseb Zyuganov. Me oleme teile 10 korda öelnud, et majanduslik kokkuvarisemine on vältimatu. Kogu esimene kvartal on juba põhja jõudnud. Kui te kiiresti meetmeid ei võta, siis sügiseks seisame silmitsi sellega, mis juhtus 1917. Aastal kuulutas ta Riigiduuma istungil. Selline tagasilöök on Putini jaoks pretsedenditu ja see on alles algus. Venemaa president on andnud selliseid vastuseid, nagu temalt oodata võiks. Kuna Venemaa rahalised reservid on ammendunud, nagu märkis majandusarenguminister Maksim Rošetnikov, ei tee Putin muud, kui võitleb oma enda rahva vastu. Ta ei lõpeta seda sõda. Selle asemel peab ta Venemaal uut sõda teabevahetuse vastu, et rahulolematus tema tahtlikult suletud kõrvadeni ei jõuaks. Putin tahab sama suurt kontrolli nagu Stalin, kuid ilma ühegi impeeriumi ülesehitamise tulemuseta. Ja kui Putin põrkab ühelt läbikukkumiselt teisele, kasvab Venemaal meeleheide. Meeletu inflatsioon, probleemid toiduvarudega nii Venemaal kui rindel, küle ärikeskkond ja noorte lootusetus on uue Venemaa sümptomid, mille Putin on loonud. Venemaa on nüüd majanduslik hämarala. Ja see on episood, mis ei lõpe niipea. Seda ütleb Janis Kluger, Saksamaa rahvusvaheliste ja julgeolekuasjade instituudist, kelle sõnul ei aita Venemaad isegi mitte lühiajaline majanduslik kergendus, mida pakkusid kõrgemad naftahinnad pärast Hormuzi väina blokeerimist. Praegu on Venemaa majandus kummalises hämaralas, kus ühelt poolt on oodata positiivseid mõjusid Hormuzi väina sulgemisest ja kõrgetest toorainete hindadest. Ja samal ajal Venemaa enda majanduslik dünaamika, mis viimastel kuudel märkimisväärselt halvenes, kinnitab Luga. Kõrgemad naftahinnad ei suuda varjata tegelikkust Venemaal. Kujunemas on sünge majanduspilt. 2026 aasta 2 esimese kuu jooksul kahanes Venemaa majandus 1,8% kõrgete intressimäärade ja karmimate sanktsioonide koosmõjul, mis hakkasid lõpuks avaldama mõju, mida neilt oodati juba aastaid tagasi. Investeeringud Venemaa ettevõtetesse, nii sisemaised kui ka välismaised, on peaaegu täielikult lämmatatud. Venemaa ettevõtetel oli jaanuaris maksmata ärivõlgasid rekordilised $109 miljardit, teatab Venemaa Föderaalne Statistikaamet Rosstat. Ja mis puudutab Venemaa sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasvu, siis see ei ole hea. Vladimir Putin oli kindlasti veendunud, et oli leidnud võiduka lahenduse, kui ta muutis Venemaa majanduse, muutes kogu riigi sõjamasinaks. Ja paar aastat oli tal õigus. Enne kui sanktsioonid suutsid Venemaad tõeliselt mõjutada, suutis riigi SKP kasv 2 järjestikusel aastal, aastatel 2023 ja 2024 ületada 4%. Siis hakkas kõik kokku varisema. 2025 aastal kasvas Venemaa SKP kogu aasta jooksul vaid 1%, kui vaadata laiemalt viimast 10 aastat või nii. Robert Nõgmatulin, kes on Venemaa Teaduste Akadeemia majandusteadlane, selgitas olukorda, märkides, et Venemaa SKP kasv on alates 2015 aastast olnud keskmiselt 1,5% aastas. Mis puudutab tarbijahindu, siis need on samal perioodil tõusnud 77%. Ükskõik millise lühiajalise mulli Putin oma keskendumisega Venemaa sõjatööstuskompleksile ka tekitas, on see olnud lühiajaline ning Venemaa seisab nüüd silmitsi veelgi kehvema majanduskasvuga, kuna sõjaaegsed kulutused tõusevad absurdselt kõrgele tasemele. Naftahindade tõus on Putinit lühiajaliselt aidanud.
Rahvusvaheline Valuutafond on tõstnud oma Venemaa SKP kasvuprognoosi 2026 aastaks 0,8%-lt 1,1%-ni. See pole just see hea uudis, mida Putin kuulda tahaks. Venemaal on eesmärk koguda 2026 aastaks $102 miljardit eelarvetulu, märgib Euroopa Liidu Julgeolekuuuringute Instituut. See eesmärk saavutatakse. Venemaa vajab praegusi kõrgeid naftahindu, et need kestaksid vähemalt 2026 aasta lõpuni. Kõik, mis vaja, on see, et USA ja Iraan lõpetaksid oma sõja. Siis satub Venemaa kohe tagasi kriisirežiimi. Ja ikkagi ei peatu sõjakulutused. Kui Nõukogude Liit kulutas miljardeid dollareid Vene sõjaväe ülesehitamiseks, tegi ta seda sellepärast, et tal oli impeerium, mida säilitada ja rohkem territooriumi, mida vallutada. Putin on suutnud kulutada $2,5 triljonit Venemaa raha sõjale, mille tulemusena on Venemaa saanud Ukrainast osa, mis on umbes 10% Texase suurusest pärast 2022 aasta esialgset okupatsioonilainet. Seda ütleb United24 Media, kelle sõnul taandub kogu selle asja majanduslik pool jahmatavalt halvale tulemusele. Iga Ukraina ruutmiili kohta, mille Venemaa on suutnud okupeerida, on kulutatud $90 miljonit. $2,5 triljonit. See on pööraselt suur summa raha, mille Venemaa on kulutanud hävitatud tehnikale, inimkapitalile, sõjalistele kulutustele ja majanduslikule kokkuvarisemisele. Inimesed üle kogu Venemaa, alates eliidist kuni kõige vaesemate venelasteni, vaatavad seda ja küsivad endalt ilmselget küsimust. Miks me ohverdame nii palju vallutuse nimel, mis pole tegelikult midagi vallutanud? Mihhail Hodorkovski, kes oli kunagi Venemaa rikkaim mees ja nüüd Putini vastane oma uues kodus Londonis, ütleb, et kogu patriootlik vaimustus, mida Putini sõda Ukraina vastu kunagi tekitas, on peaaegu täielikult kadunud. Ta ütleb, et sõda on kestnud palju kauem, kui keegi oodata oskas, lisades, see, kas nad võitsid või kaotasid 3 küla, ei aita eriti palju. Hodorkovski ütleb välja seda, mida paljud sanktsioonidest rängalt tabatud Vene oligarhid sooviksid ise öelda. Aga Putini jaoks on palju murettekitavam see, et probleem pole mitte oligarhid, keda ta saab ähvardada avatud akende ja seletamatute surmadega. Probleem on Venemaa rahvas. Ja nad on väsinud sellest, et neid surub maha sovjetiaegse stiiliga majanduslangus, mille on põhjustanud Putini täielik majanduslik läbikukkumine, kuna tema kitsarinnaline vaade sunnib teda jätkama sõda, millel pole lõppu näha. Meeleheide on muutumas otseseks vihaks ja see ähvardab Putini jaoks kõike muuta. Enne kui sukeldume Venemaa meeleheite sügavustesse, vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Venemaa suurärimehed võivad olla liiga hirmul, et öelda selliseid asju, nagu Hodorkovski ütleb. Aga skaala alumises otsas tunnevad Venemaa väikeettevõtjad meeleheidet, sest neid šokeeritakse üha uuesti kõrgemate maksude ja poliitikatega, mis näivad olevat loodud selleks, et sundida neid läbi kukkuma. Üks Moskva ärimees, kes rääkis ajalehele Washington Post, märgib, et keegi ei tea, kui kaua Ukraina sõda kestab. Kõige vähem teab seda Putin ise. Pärsia lahe konflikt on ohtlik, sest see on andnud Putinile põhjendamatu tõuke. Mujal Venemaal on probleem lihtne. Keegi ei saa aru, kui kaua sõda kestab ja teisest küljest kardavad inimesed üha enam, et riik võtab neilt järjest rohkem ära, ütleb ärimees. Tatjana, kes on 53-aastane logistikaettevõtte juht, ütleb, et see, mida ta praegu näeb, on elustanud kohutavad mälestused Nõukogude Liidu viimastest päevadest. Me elasime juba kord raudse eesriide taga ja siis olime kindlad, et see ei juhtu enam kunagi, aga tegelikult on see juhtunud. Nüüd on meil digitaalne raudne eesriie, ütleb ta, viidates taas Putini vastusele Venemaa majanduskriisile. Poliitikat ei ole, on ainult repressioonid. Rünnak. Venemaa kommunikatsiooniruumi vastu on mõeldud selleks, et takistada Venemaa inimesi ja ettevõtjaid sõna võtmast. Viimastel on palju, mille üle kurta. 28. aprillil avaldas Moscow Times suure paljastuse selle kohta, millist mõju avaldavad Putini nõukogulikud poliitikad Venemaa väiksematele ettevõtetele. 2026 aasta alguses kehtestatud maksumuudatuste tõttu ei teeninud 65% Venemaa väikestest ettevõtetest aasta esimeses kvartalis kasumit. Sellist tüüpi ettevõtted moodustavad Venemaa siseriikliku majanduse selgroo, märgib väljaanne. Kuid nüüd peavad nad toime tulema kõrgemate maksude, kõrgemate intressimäärade ja kroonilise tööjõupuudusega, mille on põhjustanud Putini tegevus. Ta imeb talendid endasse ja paiskab nad kas tema loodud sõjatööstuskompleksi või otse Ukrainasse. Ja kõige kummalisem on see, et Putini surve Venemaa väikeettevõtetele ei too kaasa seda ootamatut kasu, mida ta lootis. Jaanuarist märtsini langesid maksutulud, mida koguti ettevõtetelt ja eraisikutelt, kes peavad kasutama Venemaa erimaksukoode 16% võrreldes 2025 aastaga. Ja kui tahame rääkida meeleheitest, siis Moscow Timesi andmetel ootab 63,5% Venemaa ettevõtjate esindajatest, et nende riigi majanduslik olukord halveneb. Veel 25% ütleb, et nende arvates jääb olukord samaks, mis pole just eriti julgustav, arvestades Venemaa praegust kurba seisu. Siiski suunatakse see raha, mis Venemaal veel on, riigiettevõtetesse, mis toetavad seda.
Putin ja tema kaaslased elavad üsna hästi, kõik teised võivad vait olla, tööd teha või lõputussõjas põleda. Nüüd keskendume tavalistele venelastele. Mainisime selle video sissejuhatuses Venemaa nõukogudeaegseid näljahädasid. Hea uudis Putini rahvale on see, et nende toiduga varustatus pole veel sellisele kriisitasemele jõudnud, vähemalt mitte praegu. Aga see ei tähenda, et Venemaa oleks toiduprobleemide mõjude suhtes immuunne. Juba 2021 aasta juulis oli märke, et midagi halba oli kohe-kohe juhtumas. Just siis avaldas UNICEF raporti toiduga kindlustatuse ja toitumise olukord maailmas 2021, mis tõi esile, kui paljud inimesed kogevad oma riikides toidupuudust. Raportis öeldi, et umbes 9 miljonit venelast elasid alatoitumise või toidupuudusega seotud probleemidega. Neist 400 000 kogesid tõsist toiduga kindlustamatust. Tänapäeval on üha rohkem märke sellest, et Venemaa rahval ei lähe toiduga sugugi hästi. Kas mäletad seda laialdast inflatsiooni, millest me rääkisime? Tarbijahinnad Venemaal on alates 2015 aastast tõusnud 77%. Toit pole neist hinnatõusudest sugugi puutumata jäänud. Tegelikult on see üks enim mõjutatud tooteid. Veebruaris avaldatud artiklis paljastas BBC, et paljude tavaliste venelaste jaoks kasvasid toidueelarved jaanuari ja veebruari vahel enam kui 20%. Kõik põhitoiduained, alates munadest kuni köögiviljadeni, on mõjutatud. Kartulait hind on 2026 aastal võrreldes 2024 aastaga tõusnud 167%. Piima hind on tõusnud 59%, konservube 55% ja tavalise viilutatud valge leiva hind 45%. See on 2 aasta toiduinflatsioon ja sellele võid lisada Venemaa uue käibemaksumäära, mis tõusis 20%-lt 22%-le. Venemaal on palju raskem kappe ja külmikuid täita ning seda olukorda pole aidanud ka katastroofiline 2025 aasta saak. Eelmise aasta augustiks kujunes saak Venemaa viimase 17 aasta halvimaks. Venemaa on riik, mis kehtestas 2014 aastal vastusena lääne sanktsioonidele, mis tulid Venemaa ebaseadusliku Krimmi annekteerimise tõttu lääne toiduainete impordikeelu. Tänapäeval Venemaale kehtestatud sanktsioonid on enamasti jätnud toiduained välja, kuid halvad saagid tähendavad, et Venemaa peab importima rohkem toitu kui kunagi varem. See imporditud toit on kallim kui kodumaal kasvatatud toit. Ja te just nägite, et Venemaal ei ole täpselt sellist majandust, mis suudaks suuremahulise toiduimpordiga toime tulla, kuna Putin kulutab nii palju sõjale. Tavalised venelased ei pruugi tunda näljahäda mõju, mis oleks võrreldav nõukogude aja kõige hullematega, kuid nende toiduga kindlustatus muutub üha ebakindlamaks. Ja mis puudutab Putini sõdureid rindel, siis päris toit hakkab tunduma juba luksusena. Need, kellele Putin on andnud ülesandeks tuua Venemaale au, on samad inimesed, keda Putin kohtleb kõige halvemini. 25. aprilli raportis avaldas Times, et Ukraina sõjaväeluure on leidnud tõendeid selle kohta, et Vene sõdurid on nii meeleheitel igasuguse toidu järele, et nad on hakanud sööma oma surnud kaaslaste surnukehi. Ukraina on leidnud vähemalt 5 sellist juhtumit, mis avastati siis, kui Ukraina pealt kuulas 10 Vene raadiosid edastusi. Mõned Vene sõdurid tapavad isegi teadlikult oma kaaslasi, et nende liha kätte saada. Rindedžuunel valitseb nälg ja see ajab Vene sõdurid hulluks. Peab imestama, kui halvaks võivad asjad Venemaal endal minna, kui toiduhinnad jätkavad taevasse tõusmist ja saagid ebaõnnestuvad. Vene rahva seas kaob lootus. Meeleheide võtab võimust ja just Venemaa noored kannavad kõige suuremat koormat. Vladimir Putini sõda on röövinud Venemaa noortelt kõik lootused elada elu väljaspool tehaseid või eemal surmatsoonidest Ukrainas. Kui väikeettevõtted nende ümber kokku kukuvad, jäävad Venemaa noortele valikuteks kas sõdida või masinaid ehitada. Seda üldist meeleolu jagab ka 19-aastane tudeng Igor, kes ütleb ajalehele Washington Post. Üldiselt tunnevad nii mina kui ka minu tuttavad täielikku lootusetust, et midagi ei saa selle vastu teha. Kõik tahavad lahkuda, aga enamikul pole selleks võimalust. Keegi ei taha siduda oma tulevikku selle riigiga. Siin elamine on raske, kallis ja sünge. Kas see on Putini plaan? Kui Venemaa juhi eesmärk on sundida võimalikult palju noori sõjaväeteenistusse, siis võib-olla on Vene majanduse viimine sama halba seisu kui nõukogude ajal tõeline meistritöö. Need noored ei vaja Venemaad, mis suudaks nende tulevikku kindlustada. Nad on liiga hõivatud Ukrainas suremisega, et selle pärast muretseda. Küünilisus kõrvale jättes tundub tõesti, et Vladimir Putini eesmärk on siduda võimalikult palju Venemaa noori selle sõjamasinaga, mille ta on loonud. 2022 aasta märtsis täiemahulise sissetungi esimesel kuul lubas Vladimir Putin, et saadab Ukrainasse ainult kutselised sõjaväelased. Noored päästetakse sõjas võitlemisest. Palju on muutunud. Venemaa sõjavägi lehvitab nüüd tohutuid rahasummasid igaühe nina all, keda nad arvavad olevat valmis liituma, olenemata vanusest. Ajateenijad, kes peaksid oma ajateenistust täitma kaugel rindest, avastavad end Ukrainasse saadetuna.
2025. aasta juuliks oli BBC venekeelne teenistus leidnud kinnitatud tõendeid vähemalt 245 Vene sõduri kohta, kes olid vaid 18-aastased ja surid aastatel 2023 kuni 2025 Ukrainas. Tõenäoliselt on neid palju rohkem ja ükski neist 18-aastastest ei pidanud kunagi Ukrainas olema. Noori, kes suutsid vältida otsest võitlust rindel, survestatakse siiski panustama Putini sõjamasinasse muul viisil. 4. aprillil avaldas Independent, et Venemaa püüab tugevdada oma droonijõude, pakkudes üliõpilastele suuri rahasummasid, et neist saaksid insenerid või droonioperaatorid. Vene sõjavägi on püüdnud väita, et see kõik on jama. Venemaa väidab, et noortele ei avaldata mingit survet loobuda oma soovitud elust selle nimel, et saada droonipilootideks või insenerideks. Aga me oleme varem näinud, kuidas Venemaa on oma noortele antud lubadusi murdnud. Ja Putini lõputus sõjas on alati vaja värsket kahuriliha, keda Ukrainasse saata. Lootusetus on kõik, mis paljudel Venemaa inimestel on. See sünge meeleheide on põhjustatud Putini poolt nende majanduse ja elude hävitamisest. Putini jaoks ei loe see kõik midagi, seni kuni ta suudab säilitada autoritaarsuse, mis on hoidnud teda võimul üle veerand sajandi. Kuid midagi, mida Putin kunagi ei oodanud, hakkab juhtuma. Venemaa hääletud hakkavad kuuldavaks saama. Inimesed pöörduvad oma juhi vastu. 24. aprillil teatas Pravda, et riikliku ülevenemaalise avaliku arvamuse uuringute keskuse küsitlused näitasid, et Putini toetusreitingud olid langenud 7. nädalat järjest. Praegu on Putini toetusreiting 65,6%, mis on madalaim alates 2022 aastast. Usaldus Putini vastu on samuti langenud 71%-ni, kusjuures mõlema näitaja üldine langus viimase 7 nädala jooksul on vastavalt 7,3% ja 6,5%. Võid seda vaadates õigustatult arvata, et Putinil näib endiselt olevat enamiku inimeste toetus, kuid pea meeles, et Putin valitseb riiki, kus isegi vähimgi vastuhakumärk võib sind saata kulagisse või veelgi hullem. Pagendus ja isegi surm on olnud paljude saatuseks, kes on varem Putini vastu seisnud. Ukraina sõja kritiseerimine on Venemaal ebaseaduslik. Ja kunagi oli Putini toetusreiting ulatunud koguni 88%-ni. Reiting, mis on 2026. aasta aprilli omast üle 20% madalam, on märk sellest, et Venemaa rahval hakkab oma sõjakast juhist küllalt saama. Putini tugevmehe soomuses hakkavad praod ilmnema. Kui umbes 35% venelastest on valmis ütlema, et nad pole rahul sellega, mida Putin teeb, siis kui paljud väidavad veel, et on rahul, kuigi tegelikult tunnevad salaja meeleheidet olukorra pärast, mille nende juht on loonud. Ja kui paljud on jõudmas murdepunkti, kui toiduhinnad aina tõusevad ja nõudmised surnud Vene majandusele ainult kasvavad? Need on küsimused, millele Putin loodab, et kunagi vastuseid ei leita. Talle meeldib kehastada kõiki Nõukogude Liidu juhtide kõige hullemat liialdusi, kuid sügaval sisimas teab isegi Putin, et ta ei saa igavesti kesta. Omamoodi on ta tunnistanud, et kõik on läbi, isegi kui ta üritab oma otsuste eest süüd eemale juhtida. Midagi on Venemaal katki läinud ja meeleheide, mille Putin on loonud, võib talle saatuslikuks saada. Saate meie videos rohkem teada süsteemide lagunemisest, mille Putin on loonud. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma ühestki meie uuest videost. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!